siis järgmine asi, mida igaüks tegelikult töö juures tahab, ta tahab tunda, et ta saab hakkama. Kõik ei ole tohutud karjeristid, kõik ei pea nii-öelda tippu jõudma, aga ükskõik, mis rollis inimene töötab, ta tahab tunda, et ma saan hakkama. Ma ise olen rahul sellega, minuga ollakse rahul. Ja seepärast juhi üks fookuspunkt kahtlemata on teadlik töötajatele sellise arenguteekonna loomine. Sest kui sa tahad oma töötajaid motiveerida ja sa mõtled abstraktselt motiveerimise peale, okei, ma maksan raha, mida ma veel saan teha, siis väga kiiresti jookseb juht tupikusse. Aga kui sa võtad nüüd sellest eelmisest harjutusest need 4 asja, eduelamus, autonoomia, meeskond, tähendus, ja hakkad küsima endalt, kuidas ma saaksin neid asju nendes tekitada, et nad tunneksid, et need on esindatud, siis see hakkabki nendes seda motivatsiooni looma. Ja esimene siis eduelamuse loomine, see käibki ju läbi 3 sammu. Kõigepealt, et üldsegi eduelamust inimene tunda saaks, et ta saaks tunda, et ma olen saavutanud midagi, ta peab kõigepealt täpselt teadma, mida minult oodatakse. Sest kui eesmärgid on ebamäärased, abstraktsed, ettevõtte ülesed, osakonna ülesed, liiga suured, need ei tekita üldse minult seda tunnet, see on see, mida ma järgmise kuu jooksul pean ära tegema või saavutama, või see on see, mida ma järgmise 3 kuu jooksul pean ära tegema, sest see on see, mida jälgitakse, see on see, mida mõõdetakse. Siis on ka väga raske tekitada temast pärast seda tunnet, et näed, sa said hakkama, et olid need võidud, olid need vahevõidud.